Hakkame asjaga pihta. Tegemist on siis mõnes mõttes ajaloolise päevaga, et 27 aastat 3-3 korvpalli on Eestis käima hakkamas. 4 kuu pärast juba on olümpiakvalifikatsioon loodetavasti, mis toimub siis Austrias läbi ja on läbi ka esimene suvise Eesti meistrivõistluste etapp. Täna on selline programm, et ajaliselt on plaanis 40 minutit. Meid on praegu siin 12, paar inimest andsid teada, et nad võib-olla jäävad hiljaks, ühinevad hiljem meiega ja teine plaan on see, et kui ma saan selle salvestuse siit kuidagi kätte, et siis ma seda, mis me siin räägime, et oleneb, mis me siin räägime, et siis jagame ka teistele hiljem, et oleks tagantjärgi võimalik kuulda. Räägime täna siis mitmest teemast. Ma räägin ise kõige pikemalt ja jätame küsimused sinna lõpuosasse, et selle 40 minuti jooksul valmis saada. Panin enda jaoks päevakorra sellise, et teen kõigepealt väikse sissejuhatuse, siis me räägime äkki siis selle aasta eesmärkidest ja üldse 3-3 korvpalli eesmärkidest. Võib-olla seal Siim saab ka üht-teist lisada. Siim siis Eesti 3-3 koondiste peatreener. Ja alles siis lähme siis suvise plaani juurde, ehk siis selle aasta 3-3 korvpalli Eesti meistrivõistluste sarja korralduslikele küsimusteni. Ja lõpus on siis sellised jooksvad küsimused, milles on üks põnev väike uudis, millega osad on teist juba kursis. Aga ma alustan väikse sissejuhatusega 3-3 korvpalli ja tegelikult alale, mida Eestis tuntakse tänava korvpallina. Et ma alustan sellega, et kas need kaks ala on nagu üks asi või on kaks erinevat asja või on midagi vahepealset. Et kui 27 aastat tagasi hakati õues mängima 3-3 formaadis ühe korvi all mängu, siis seda nimetati tänava korvpalliks. Seda tehti 10 aastat ja 10 aasta jooksul ei olnud ühtegi teist formaati. Alates seal 2000 keskpaigast tulid ju teised formaadid, hakati mängima 5-5 vastu, siis tulid 1-1 turniirid. Ma tean, et Tartus kuskil siiamaani vist mängitakse 2-2 formaati ühel turniiril. Nii et tegelikult tänava korvpalli mängitakse ka teistes formaatides kui 3-3 ja sellest siis kuskil seal 10 aastat tagasi sai nimetatud suvine sari siis 3-3 tänava korvpalliks, mis on selline veidi pikem ja veidram nimi asjale. Ja eelmisel aastal esimest korda me ei nimetanud seda suvist sarja enam tänava korvpalliks, vaid nimetasime seda 3-3 korvpalliks. Hoolimata sellest, et siiski seal, kui sari läbi sai ja võitjad selgusid, siis spordiuudistes ikkagi reporterid ütlesid, et ja tänava korvpalli meistriteks said. See on minu jaoks väga tähtis teema, et me ka sel aastal jätkaksime sedasi, et me seda sõna tänava korvpall oma võistluste puhul ei kasuta ja ma ütleks, et mis see teine põhjus on. Üks põhjus on see loomulikult, et tänava korvpalli mängitakse muudes formaatides, aga teine ja veidi olulisem põhjus on see, et tegelikult ju 3-3 korvpalli mängitakse nii saalis kui väljas. Et kui ma vaatasin siin üle-eelmise aasta statistikat, kui meil oli aasta jooksul 153 mängu, siis üle 75% nendest mängudest mängiti saalis. Ja ka suvised mõned etapid mängime saalis ja see tekitab ka väga palju segadust. Ja kolmas põhjus, miks tänava korvpalli mitte enam kasutada, on see, et olümpiamängudel ei saanud tänava korvpall, vaid sai siis 3-3 korvpall ja Eesti Korvpalliliidus, kus ma ka praegu olen kontori nurgas, siis siin ei ole ka tänava korvpalli valdkonda, vaid on 3-3 korvpalli valdkond. Selline sissejuhatus siis 3-3 korvpallile, mis ei tähenda, et tänava korvpalli ka Eestis ei toimu. Tänava korvpall on eelkõige siis see, mis õues mängitakse, ükskõik mis formaadis ja ükskõik mis reeglitega, seda võib täiesti vabalt nimetada ka tänava korvpalliks edaspidi. Meie eesmärk on aga korraldada 3-3 korvpalli ja korraldada 3-3 korvpallis Eesti meistrivõistluseid ja seetõttu on hea, kui me kasutaksime oma turniirides ka siis mitte enam tänava korvpalli ja enam ka mitte siis streetballi,
mis on siis tänavakorvpalli tõlge nii-öelda või tegelikult tõlgiti ju streetball üldse siis tänavakorvpalliks eesti keelde. Alustame sellest, et selle viimase aasta kokkuvõttes võiks öelda, et kui täna on meil esimene korraldajate koosolek, varasematel aastatel ma ei tea, et oleks niisugust asja üldse toimunud viimase 17 aasta jooksul, kui mina selle alaga kuidagimoodi seotud olen olnud korraldaja rollis, siis sellist koosolekut pole tehtud ja ma ei usu, et ka seal 1993 kuni 2003 midagi analoogset tehti, kus kõik korraldajad ühte kokku saadi, et täna me oleme selleks ekraanide taga, aga varasemalt on ju sari toimunud siis sedasi, et kui veel natukene paar aastat tagasi ajalukku vaadata, siis 2017 oli viimane aasta, kui oli Sprite tänavakorvpalli Eesti meistrivõistlused. 2018 Sprite siis loobus ja oli väga suur oht, et Eestis üldse 3-3 korvpall kaob ära pildilt. Õnneks me olime niivõrd heas seisus ja Eesti Olümpiakomitee asus siis Eesti 3-3 korvpalli toetama, siis toetades selleks siis alaliitu ja 2018 me ka ju käisime maailmameistrivõistlustel ja 2019 me seadsime ka eesmärgiks, et maailmameistrivõistlustele, kus me 2018 saime 9. koha, et kindlasti järgmine aasta koht paremaks saada, mis oleks siis garanteerinud veelgi suurema toetuse Eesti Olümpiakomitee poolt. Ja see asi sai meil täidetud 2018, võis seda asja ikkagi nimetada veel tänavakorvpalliks. Kõik olid uued seal, kõik etapid, ehk siis Eesti Korvpalliliit ja siin abilised tegid ainult Tallinna Openit, kõik muud etapid olid siis korraldatud mitmete teie poolt ja sama lugu juhtus ju ka 2019 ja 2020. Eelmine aasta oli selles mõttes erand, et esmakordselt sai Korvpalliliit tulla siis sellises mahus võistlustele appi. Aitasime kaasa siis nii ülekannete, tehnika, muude asjade poolt ja plaan on millegi sarnasega sel aastal ka jätkata. Aga täpselt, et millises mahus ja milliseid etappe, et see kõik on veel selgumisel. Nüüd lähmegi äkki siit selle põhjalt, et siis nendele eesmärkide juurde, mis on üldse Eesti 3-3 korvpallis need suured eesmärgid olnud. Kui me varasemalt vaatame, siis umbes 10 aastat tagasi oli Eesti 3-3 korvpalli eesmärk oli korraldada sari, korraldada võistlus, korraldada peamiselt siis suur Tallinna Open turniir, millel sponsoriks rahule, et oli ilus suvi ja ilusad suured turniirid. See oligi eesmärk. Alates siis sellest ajast, kui korvpalli või olümpiakomitee on hakanud seda asja toetama, on kõige tähtsamaks asjaks saanud ikkagi tulemus. Ja tulemus on see, mis tegelikult aitab seda ala kõige rohkem kaasa. Ehk siis me oleme ka teinud ju tulemusi, kui kellelgi on raamat käes Eesti korvpall 100, kus on 100 lugu sees, siis eelviimane lugu on Ville poolt kirjutatud, kus on pealkiri, et Eesti korvpalli tiitlivõistluste ainus medal. Et tegelikult 3-3 korvpallis ongi Eesti korvpall oma 100-aastase ajaloo jooksul, nüüd juba 101 on käimas, saanud ainsa medali tiitlivõistlustelt, naised siis Euroopa mängudelt. Varasemalt on meil olnud nii olümpiavõitjad kui ka maailmameistreid, aga koondise Eesti lipu all, eks ole, täiskasvanute arvestuses me ei ole sellist medalit varem saanud. Sellised medalid on kindlasti eesmärgid ka sellel ja järgnevatel aastatel, aga me ei saa alati kõikides kategooriates võrdselt möllata, et me alati peame mingisuguseid selliseid prioriteete natukenegi seadma ja siis kui ma seda tagantjärgi nagu mõtlen, et siis ütleme kuni 2018 olid eelkõige mehed need, kes olid siis kõige tähtsamad ja kui seal siis mõned noored ka pääsesid teinekord MM-idele ja EM-idele, et siis see oli nagu boonus. Aga 2019 oli
täielikult naiste aasta, naiste 3-3 korvpalli aasta, mis andis ka selle medali tulemuse ja mille eesmärk oli olümpiale pääseda. Me jäime sealt napilt välja, aga siis otsepääsmest, aga me senimaani oleme konkurentsis ehk siis Austrias mai lõpus 26-31 mai peaksime olema siis mängul, kui see turniir toimub ja tegelikult siis sealt on võimalik ka siis piletit veel olümpiale püüda. 2020 eelmine suvi, nagu te võib-olla paljud ka tähele panite, oli tegelik kõige suurem tähelepanu noortel, eelkõige siis U18 noormeestel, kes käisid päris aktiivselt kohal. Varasemalt ma ei mäletagi, et neid nii palju on olnud. Kanepis vist oli 24 võistkonda, 3 alagruppi surnud ringe. Selliseid päris põnev oli ja poisid näitasid seal kõvasti klassi ja tegelikult tegime ka selle tulemuse ära. Ehk siis sel aastal augusti lõpus on 3-3 korvpallis maailmameistrivõistlused. Need toimuvad Ungaris ja Eesti on üks 6 riigist, kes sinna sai nii noormeeste kui neidudega. Nii et üks 6 riigist maailmas, pluss siis 7 on korraldaja, kes siis tänu oma korraldaja tiitlile siis sai siis 7. nii poisid kui tüdrukud või võiks siis öelda noormehed kui neiud maailmameistrivõistlustele. Et kui me võtame kõik korvpalliriigid kokku ja Eesti on 7 seas, et siis see on päris kõva sõna, mida hiljem on raske järgi teha. Aga 2021 on jällegi uued eesmärgid ja kindlasti üks eesmärk on nüüd mehed tagasi plaanile tuua ja meie eesmärk meestega on jõuda 2022 MM-ile tagasi. 2022 MM toimub juunis ja see toimub Antwerpenis, Belgias, kus oleks sel aastal pidanud toimuma Euroopa meistrivõistlused. Et meil on vaja sinna jõuda. See teekond on keerulisem kui varasematel aastatel, et kui me 2018 tegime siin või 2018 oligi, et kui me tegime neid samu väikseid turniire, mis andsid kõvasti meestele reitingut ja 2019 saime peale, siis tänaseks on need reitingusüsteemid muutunud ehk kõige olulisemaks on nüüd suured punktid suurtelt turniiridelt ja me loodame sel aastal kindlasti, et meie meestest tekiks vähemalt selline 1-2 kõva satsi, kes käiksid ka mööda Euroopat vähemalt ringi, et siis erinevatest turniiridest osa võtta. Aga seda me hetkel ei tea, kui palju Euroopas või milline see suvi tuleb, et sel aastal olime põhimõtteliselt ju kõik kodus või koduturniiridel. Tung oli meeste seas suur ja loodetavasti on ka sel aastal sama lugu, aga loodetavasti sel aastal toimuvad ka mõned tiitlivõistlused, et eelmisel aastal 3-3 korvpallis jäid ära kõik tiitlivõistlused, sealhulgas ka Euroopa meistrivõistlused, kus me 12 parema sekka saime, me saime otse finaalturniirile ja see oleks olnud juba omaette ajalugu 12 parema seas olla nii meeste kui naistega. Aga nüüd tuleb see uuesti ette võtta ja kui me vaatame siis seda kalendergraafikut, siis need on ka hetkel selgumisel. Eesti on kinnitanud ära osaluse nii U18 poiste tüdrukutega, oleme kinnitanud ära meeste naistega osaluse Euroopa meistrivõistlustel, kus me hetkel ei tea, kas me saame kvalifikatsiooni või me saame näiteks naistega saame otse peale meestega kvalifikatsiooni, sest seda süsteemi, ütleme, veebruari alguses veel ei ole teada, aga see kindlasti 2 nädala jooksul, ma usun, või võib-olla läheb pikemalt, aga kuu jooksul äkki siis on nagu teada. Lisaks sellele on tulemas ka U17 sarjas Euroopa meistrivõistlused ja selle süsteem ka on selgumisel. Me kindlasti, kui me sinna kutsed saame, et siis me sinna ka oleme suundumas. Aga see roll on kõik siis peamiselt siis peatreeneri taga, kes siis peab selleks ajaks siis võimalikult head koondised kokku ajama, aga kindlasti just meeste arvestuses on tähtis see, et mehed saaksid kõvasti mängida ja et me järgmise aasta maailma meistrivõistlustele peale jõuaksime. Et see maailma meistrivõistlustele jõudmine, see ongi, ütleme, selle aasta nagu suurim eesmärk, et kui me selle ära täidame, siis on nagu suur töö kindlasti tehtud. Et aga sinna ongi siis kõikide teie abi vaja, et seda teekonda ette võtta ja paralleelselt kindlasti jätkame noortega ja noortes peatähelepanu on U18 sarjal, sest U18 10 on endiselt see sama reitingusüsteem, mis varasemalt kehtib küll ainult 50 mängija puhul, aga
aga kui praegu minna nüüd, kui te lähete lahti, siis võtate lahti selle FIBA 3x3 lehekülje, võtate lahti sealt reitingud, mis on siis juba mõnda aega friisitud eelmise aasta aprillist alates, siis me oleme U18 sarjas maailmas mõlemaga 4. kohal. Et sealt edasi kõrgemale tõusta on väga keeruline, aga alla kukkuda on lihtne. Ja et selleks, et me alla kiiresti ja väga kaugele ei kukuks, siis meil on väga oluline, et me U18, no ma ütleks noormeestega siin eriti jätkaksime. Vaatame, kuidas see neidude seis on, aga kui neide on ka palju, siis kindlasti ka tüdrukutele mingisugust võimalust on vaja pakkuda. Sellised on nüüd, see on pikem sissejuhatus. Nüüd ma läheks selle asja kallale, ehk siis mis on tegelikult suvine plaan. Suvine plaan, hetkel kalender, ma saadan teile siia, siin saab panna chati, te võite siia chati ette ka omal mõned küsimused niimoodi jooksvalt, aga suvine kalenderplaan, play.fiba 3x3 lehekülg, seal ma panin välja siis hetkel teada olevad etapid, neid oli kokku siis vist 11 või 12, et mõned asjad seal veel on selgumisel ja päris mitu etappi seal ei ole veel hetkel kirjas. Aga plaan on alustada siis 29. mail Tallinnas. Loodetavasti saame selleks ajaks selle Alexela Arena ülesse uuesti, et see oleks terve suvi üleval ja plaan on samas kohas siis lõpetada 7. augustil finaaliga. Võistlussüsteem oleks sarnane varasemate aastatega, ehk siis finaaletapile pääsevad ainult 12 võistkonda ja siis nende kõikide etappide koondtulemuse põhjal. Etapid on väga erinevad, etappidel on erinevad kategooriad ja neid kategooriaid me tänaseks ei ole veel ju üldse otsustanudki. Et kindlasti on enamus võistlusi, kus on meeste kategooria, aga ma tean, et näiteks Keila tahab tulla punti sedasi, et neil on ainult noored ja tegelikult on see iga korraldaja otsustada, mis kategooriates võistlust läbi viia. See on paljudes kohtades ka keeruline, näiteks ju Kanepis on 2 korvi ja seal ei mahugi väga palju kategooriaid ühele päevale. Ma tean, et Viljar on plaaninud Haljalas teha võistluse 2 päevasena. Sul on vist seal 4 korvi lausa, eks? Vist on, jah? No, et ühesõnaga, üks turniir on vähemalt 2-päevane, aga mingisugust sellist kohustust kellelgi ei ole, et keegi peaks panema kindlasti need kategooriad või kõikidele või ainult ühele. See on täielikult korraldaja otsus, et korraldaja võib teha näiteks ainult meestele ja U18 noormeestele, ainult noortele või millistes noorte vanuseklassides. Aga vanuseklassid, milles me selgitame sel aastal Eesti meistreid, on endiselt täpselt samad, ehk siis U13, U15, U18 ja mehed, naised ja harrastajad ja seeniorid, aga mõned kategooriad ma näiteks kindlasti arvan, et seeniorite võistluskategooria on selline, kes saabki kokku ainult võib-olla siis seal finaaletapil Tallinnas. Et võib-olla mõnele etapil nad tulevad varem, aga see ei takista mitte ühtegi seeniorit otse finaali jõudmast. Et finaalis on 12 võistkonna limiit siis kõikides võistluskategooriates. Nüüd järgmine küsimus, et kes siis osaleda saavad, kas me sel aastal, kas meil on rahvusvaheline või mitte. Ja ma ütleks, et kindlasti finaalturniir on rahvusvaheline, ehk me võimaldame kõikidel finaalturniiril jõuda. Kui mõni etapi korraldaja otsustab, et tema etapil saavad osaleda näiteks kas ainult kohalikud, Mareki puhul või siis ülispordi puhul, seal ei ole midagi otsustada, seal saavad osaleda ainult need, kes on üliõpilaste suvepäevadele registreerunud, teised sinna registreerida ka ei saa, et mingisugused piirangud võivad siin igal pool olla ja piiranguks võib olla ka see, et lihtsalt limiit on täis, et rohkem nagu peale ei mahu. Et selles mõttes me võiksime mõelda siis läbi ka selle, et millal võiks see täpne algusaeg olla. Kogu selle sarjaga mul on aega selle kuu lõpuni. 1. märts peab olema kõik asjad juba üles laetud selle kogu meistrivõistluste sarja osas, kõik kategooriad, kõik asukohad,
kuupäevad ja siis peab Eesti Korvpalliliit selleks, et see sari oleks FIBA selles World Touri sarjas kirjas, et selleks, et meie võitja saaks edasi maailmaturneele, peab ka siis tasuma 5500 eurose makse tegema selle jaoks, mis on nagu tore, et see kunagi oli tasuta, siis oli 3000, eelmine aasta oli 4000, nüüd on 5500. Et selle võistluste korraldus läheb aasta-aastalt aina kallimaks ja meie mõistes kindlasti seetõttu keerukamaks, aga me oleme õnneks olnud nii pikka aega kaardil, et selle sama Quest sarjaga me kindlasti sellele finaalturniiri või sellele MM põhivõistlustele, World Touri põhivõistlustele jõuame. Üks võimalus on veel kõikidel teil, kes te tahate teha asja enda võistlust veidi suuremalt ja selleks on siis võimalik teha FIBA satelliitsündmus ja satelliidi võistlus, see eripära on see, et sellelt pääseb siis Challengerile. Et ma pärast saadan need mõned paberid ka selle kohta, mis nagu siis selgitavad ära, aga ma proovin siin kätega selgitada, et Quest on siin, satelliit on siin, eks ole, Quest Final ja satelliit. Challenger on siin ja Questi võitja sõidab siis World Tourile, aga ta läheb World Touril samamoodi nagu eelmine aasta sellesse kvalifikatsiooniturniiri. Ehk siis nende 3 sekka, kes siis selgitavad selle, kes 12 sekka pääseb, aga kui sa Challengeri võidad, siis sa saad otse nagu põhi sellele turniirile. Et meil oleks tore, kui keegi tahaks sellist satelliiti korraldada, aga see satelliit maksab 2500 eurot. On ainuüksi siis litsentsitasu. Lisaks sellele tuleb maksta kinni võitja lennupiletid. Ükskõik, kus kohas see Challenger siis toimub. Muid kohustusi tegelikult sellel korraldusel ei ole. Loomulikult tuleb jälgida kõiki reegleid ja nii edasi. Aga see on ilmselt kuskil siukene või hinnanguliselt 4000 on selle korraldusele lisanduv kulu ehk siis lennupiletid ja see fee. Et see tuleks ka siis esitada. Ma sain esialgse tagasiside, et põhimõtteliselt Eestist võiks ühele Challengerile ühest kohast keegi pääseda. Nii et kui huvi on, siis kirjutage pärast selle kohta eraldi, ma saadan selle kohta täpsemad failideks. Nüüd, kui ma võtan lahti selle kalendri, mis tänase koosoleku üks tähtsamaid osasi on, siis siin ma rääkisin ka, et esimene etapp on siis 29. mai planeeritud Tallinnas. Meil on hetkel siis Tallinnas plaanis teha esimene etapp Tallinna meistrivõistlustega koos, ehk siis ongi avaetapp, mis on lisaks ka Tallinna meistrivõistlused. Tallinna linn loodetavasti toetab seda sündmust ja siis saame selle asja natuke suuremaks teha ja eraldi siis selle raames ka Tallinna meistreid välja selgitada. Järgmine etapp kavas on Väike-Maarja, hetkel Väike-Maarja Narva, ehk siis kohe nädalavahetus hiljem. Väike-Maarjas laupäev, Narva pühapäev. Reinari käest ma veel päris palju kinnitust pole saanud. Reinaril ikka mingisugune huvi on seal teha. Eelmine aasta oli tegelikult Narvas suured plaanid, aga jäid koroona tõttu ära. Võimalik, et ka sel aastal Narva osas veel 100% kindlasti mingit kindlust ei ole, aga ma väga loodan, et Narva saaks ikkagi 3-3 kaardile. Et sellega ikkagi Narva läheks siin mõnest teisest Eesti korvpallilinnast julgelt mööda. Nüüd nädal hiljem 12 on hetkel vaba, kui me võtame selle kogu selle suve, et see ega siin väga palju neid nädalavahetusi ei ole, kus nagu puhata saaks, eks. Siis on 12 on hetkel vaba, aga kõrval korteris siin Henri Ausmaa ütles, et võib-olla siis teha seal Jüris, kus on uued väljakud. Äkki lisandub see etapp sinna, see selgub ka selle kuu jooksul. Siis tuleb 2 etappi, üks on Viimsi, teine Kloogaranna, Viimsis laupäev, Kloogaranna pühapäev, Kloogaranna on täiesti uus etapp. Jürgen eelmisel aastal tegi seal väikest tänavakossu, see aasta tahab teha suuremalt, on juba mingid toetajaid leidnud. Viimsi trügis sinna 19. Neil on suurem õigus seal, neil on aastast juba 2000, ma ei mäletagi, millal 6 juba äkki või veidi hiljem hakkas Viimsis turna pihta.
Siis 3. juuli, üks nädalavahetus on seal ka veel vaba, aga 3. juuli on Kääriku ja Haljala samal ajal. Need omavahel segama ei hakka, sest Käärikul on üliõpilased ja Haljalasse saavad kõik minna, kes soovivad registreerida. Kanepi kõige legendaarsem turniir, mis on vist 17 aastat ajalugu, on 24. juuli ja lõpupoole on siin Kohtla-Järve on 31, on siis laupäev enne Tallinna Openit ja kohe selle järgi, nagu sarnaselt ka sel aastal, on siis Kohila on siis pühapäeval 1. augustil. Sarnane lõpp nagu eelmisel aastal ja Kohila, no Jüri lubas, et sinna tuleb veel suurem auhind kui eelmisel aastal, et eelmine aasta oli 2000 eurot oli võitjale, et see oli juba päris motiveeriv. Et eelmisel aastal kõik, kes siia sarja nagu tulla tahtsid, siis ma ütlesin, et selline soov oli nagu nii korralduse kui mängijate poole pealt, et võitja auhind, mis nagu siis selliseid kõvasi vendasi kohale toob, et see oleks 1000 eurot. Ma usun ja loodan, et selle nimel saaksite ka see aasta kõvasti pingutada ja toetajaid hankida. Ma väga loodan, et kõikidel etappidel sel suvel oleks selline peaauhind, mis kindlasti annaks väga paljudele mängijatele motivatsiooni. Ja koguses 3-3 korvpallis on need rahad liikumas aina suuremaks, on liikumas auhinnarahad nii World Touril, on liikumas samamoodi, nagu ma ütlesin, need osalustasud, mida korvpalliliit peab maksma selleks, et niisugust asja korraldada, on muud hinnad ju tõusnud ja seoses sellega on plaanis, et ka sel aastal tõstaks siis esimest korda, ma ei tea, 20 aasta jooksul vist tõstaks selle osalustasu hinda. Osalustasu on siis see, mida koha peal korraldaja ise endale korjab. Osalustasu võib iga korraldaja täpselt samamoodi otsustada ise, panna see suuremaks, panna see väiksemaks soovituslikult. Need, kes siis sarjas on, et selle aasta mõtted on sellised, et noortele on osalustasu 30 eurot võistkonna kohta ja vanematel on siis 60 eurot. Et see on selline arutelu koht kindlasti veel. Me ei saa seda väga kõrgeks tõsta, aga meil ei ole mõtet seda ka hoida sama taseme peal, mis varasemalt, sest kõik muud hinnad on tõusnud ja tegelikult eelmisest aastat alates on ka tõusnud ütleme soovid ja nõuded. Ja nüüd, kui nende soovide ja nõueteni jõudagi selleks aastaks, siis korvpalliliit soovib kaasa aidata, ja loodetavasti samas mahus, mis eelmisel aastal ja see maht, mis eelmine aasta oli siis etapiti oli erinev. Mõnel olime kõikide etappidel aitame samamoodi kaasa nagu viimased 3, 4, 5 rohkem aastat, ehk siis kõikide registreerimistega, ajakavade tegemistega. Kindlasti on kõikides kanalites promo kõikidele etappidele, aga see, mis siis korraldaja peale jääb, on siis kogu see kohapealne muusika välja mõelda. Et korvpalliliidu poolt eelmise aasta abi oli siis seisnes siis selles, et meil oli Karel, kes on ka siin vestluses ilma näota. Tema siis käis väga palju etappe suvel läbi ja tema pani püsti need ekraanid, mõnel poole 1, mõnel poole 2, mõnel poole 4. Igale poole pani üles ülekandetehnika, lahendas 12 sekundi kella küsimuse paljudes kohtades. Et see oli tegelikult niisugune summa, mis per etapp tuli nagu päris suur, aga see aitas kogu selle sarja ja kõikide võistluste kvaliteeti kindlasti tõsta. Mõnel pool aitasime ka kaasa selles, et tuli meie poolt siis fotograaf ja kindlasti kõikidel etappidel oli siis mingisugune selline kajastus ja tulemuste kokkuvõtted ja muud asjad. Et sellega me tahaks selle aastal kindlasti jätkata. Selline vanakooli tänavakorvpall oli see, kus osalejad tulid kokku, maksid raha, selle eest maksti kohtunikele, selle eest osteti auhinnad ja selle eest sai võib-olla korraldajagi midagi. Aga enam paraku sellisel tasemel 3-3 korvpallivõistlust korraldada osalustasude pealt enam ei ole võimalik, juba eelmine aasta seda sama asja ka näitas, mis tõttu ongi siis ka korvpalliit appi tulnud, aga kõikidele etappide kõige suurem ülesanne just täna ja praegu ei ole mitte hakata siin tehnilisi küsimusi lahendama, nendega on aega, et kõige tähtsam on hetkel ikkagi tegeleda võimalike toetajatega,
olgu need siis mõned ettevõtjad või siis kohalikud omavalitsused, kellele tuleks niisugune plaan panna ja tulekski öelda, et meil on olümpiaala Eesti meistrivõistlused ja selle olümpiaala vähemalt tänaseni, nii kaua kui Tokyo olümpia sel suvel tuleb, on see sel aastal ka esimest korda olümpial. Nii et see on selline väga oluline võistlus ja siin selle ühe koosoleku üks mõte ongi see, et me teeksime neid võistlusi umbes sarnasel tasemel, et ei oleks selline, et üks on nagu kõrgem asi ja teine on selline klass madalamale. Ja seetõttu ma soovitangi teil ka võimalikult palju sel suvel, et kui teil vähegi võimalus on, et siis vaadake, kuidas need teised asju korraldavad. Viljar käis siin Tallinnas abis, sai kindlasti enda turniiriks mõned head õppetunnid, et paremini seda läbi viia, kuidas registreerimine, kuidas seal eventmakeri süsteem toimub ja teise kohta minnes võib sellega vabalt appi minna igal ühele. Et ongi see mõte on teha siis selline 3-3 korvpalli, kuidas öelda, kogukond, kus me käimegi erinevatel etappidel kaasa aitamas. Et kui ma võtan siin mõni aasta tagasi, 2 aastat tagasi, siis olin see mina üksinda, kes sõitis kõigepealt sinna ja siis sinna ja siis sinna ja rääkis igal pool sama juttu. Et nüüd ma kindlasti see suvi teen ka täpselt seda sama asja, aga ma loodan, et me koos suudame mingeid asju nagu natuke paremini välja mõelda, sest ega mõnikord on asju, kus mul tegelikult oleks vaja nõu küsida, aga mul tegelikult ei ole kellegi käest küsida. Ja siit ma jõuan järgmise teema juurde. Me jõuan neid küsimusi, paneme lõppu ja panen pärast eraldi. Ma loodan, et see ülekanne siin ei katke. Mul see Zoom miitingus ütles, et 40 minutit see kestab. Ja sellest tulenevalt on siis ka siin Korvpalliliidus tegelikult asjad päris hästi arenenud, et minule teadaolevalt on siis üheks võimalikuks uueks töörühmaks Eesti Korvpalliliidus siis 3-3 korvpalli töörühm. Me tegime sinna ettepaneku, arutasime siin läbi, et kes selles töörühmas võiks olla. Ja see töörühm on lihtsalt, et need nimed, kes siis on protokollis, ehk siis me loodame, et need töörühmad, mis hakkavad täpselt samamoodi virtuaalselt koos käima, esialgu vähemalt, võib-olla suvel poole on meil rohkem põhjust koos maha istuda ja kindlasti ühe koosoleku võiks teha samas 29 seal esimesel etapil, kus kõik on oodatud. Aga töörühmas on siis mina, on Siim, mõned hilinejad siin veel tulevad. Siin on Martin Luts, kes on 17 aastat Kanepis teinud ja jätkab seal siiamaani. Ja siis ma töörühmas siis selles, ma kordan uuesti korra üle, et need uued ka, kes siin liitusid vahepeal, oleks siis mina, Siim Raudla, kes on peatreener, siis on Aare Alliku, kes on sel aastal uuesti peakohtunik, on Alex Talisainen, kes on siis FIBA 3-3 kohtunik, siis on Robin Orgulas, kes on Eesti koolispordi sarja eestvedaja ja kes teeb tegelikult rohkem etappe kui ükski meie tavalisel aastal, sel aastal ei ole veel siiamaani jõudnud, aga 16 etappi viib aasta jooksul läbi, et seda on raske üle lüüa. Siis on Marek Toronin, kes aastas teeb 2 etappi, aga kes võiks samamoodi vähemalt 10 teha ülikoolide vahel. Et sellega me tahame kindlasti appi minna. See on Aare Jamnes, kes seal pikutab ja muidu tavaliselt räägib nagu niisugust juttu, mis me kuulata ei taha, mis on parem ongi, et ta seal tumm on, aga tema eesmärk on seal olla siis tegelikult see, et kui tema käib lisaks minule siis võimalikult palju neid etappe läbi, et siis ta suudab ka paremat tagasisidet anda ja kindlasti paneb teisi asju tähele, mis mina ja eesmärk on siis seda kvaliteeti ühtlustada. Kindlasti tõsta, aga kindlasti ka ühtlustada. Siis on Hardi Oja, kes on ka siin pilditult olemas sellel koosolekul, kelle üks eesmärk on kindlasti aidata ka leida meeste kondisele, meeste võistkondadele toetajaid, ta on väga suur fänn ise, ta on ise käinud World Touril mängimas ja siiamaani fännab kogu seda ala. Ja siis on meil Martin Luts, kõige pikemate kogemustega, isegi minust kauem 3-3 võistlusi korraldanud.
Kanepi korraldaja ja Magnus Ahuna, kes siis FIFA poolt aitab kõikide muude nipet-näpet asjadega seal nii vormidest kuni siis Tallinna Openi muude lahendusteni ja kellel on ka siis koos minuga tegelikult juba sihuke 16-17 aastat väikest kogemust olemas. Nii et sellise töörühma paneme kokku, me ei saa sinna paraku üle väga palju nimesi lisada, et kõik teie, kes te olete etappide korraldajad siin, mõned uuemad, mõned vanemad, et need koosolekud, mis me teeme, ma eeldan, et need on kõik selles mõttes avalikud ja külalisesinejatena olete kõik kindlasti sinna oodatud ja kindlasti me kutsume sinna veel vastavalt siis vajadusele. Võib-olla meil on üks suur plaan, et sellele sarjale saaks sel aastal veel peatoetaja, võib-olla siis mõni peatoetaja liige tuleks sinna juurde. Selle kohta jällegi hetkel kinnitus puudub, aga kui see tuleb, siis selleks oleks kõvasti abi ja selle peatoetaja panuse me jagaksime siis kõikide etappide vahel ära täpselt samamoodi, et me siis seda osaluse kvaliteeti tõstaks, mis tähendaks siis loomulikult seda, et siin näed, Aare Alliko Venemaalt lõpuks lisandus. Ühineb meiega. Aare on siis ka sel aastal peakohtuniku rollis ja aitab kõikidel etappidel neid leida. Aarel oleks ka siis võimalikult vara hea teada, kus etapid toimuvad, mis võistlusklassid on, kuidas päev on ja tegelikult see kohtunike teema tuleb alati nüüd ja sel aastal veel tõsisemalt läbi rääkida, sellepärast et ootused on suured nii korralduse poolt kui ka mängijate poolt. Ma tean, et see on kõige kulukam osa tegelikult turniirist ongi kohtunikud. Mida pikem on turniir, seda rohkem on neid vaja. Teinekord on vaja seal lisaks, kui sul väljakul on 2 kohtunikku ja teise väljakul ka 2, eks, aga päev on pikk, siis tuleb leida veel lisa, et neid kohtunikke saaks vahetada. Oleneb ka sarjast loomulikult, U13 poisid Aare võib kinnitada, et saavad vast hakkama ka 1 kohtunikuga, et ei juhtu seal midagi või ei pea olema igal pool 2 kohtunikku, kuigi siin Aare ise vilistas, ma mäletan 2 vile oli siin eelmisel suve alguses oli ka U15 poistel, aga siis kui oli sellist võimalust, aga oluline on see, et kohtunikud saaksid puhata, et kohtunike kvaliteet sellega ei langeks, et nad eelmise aasta näite puhul hommikul kell 10 alustasid ja õhtul kell 8 lõpetasid, et siis nendest finaalide viledest ei tule seal väga palju head välja. Aga ega neid eksimusi, ma usun, et võrreldes kõikide varasemate aastatega sellises mahus ei olnud, et ma usun, et kõige parem aasta oli kohtunike vilede poole pealt ka eelmine aasta. Eks me seal ise natukene pressisime ka seal Jaanis Vahteri varvast ja muud asja, aga seda rohkem sellist meediapilti ja sellist õhtulehe uudist teha, aga mina jäin küll väga rahule eelmise aastaga kõikide etappidega, mis selles sarjas osalesid ja ma tahan, et see tase kindlasti jääks samaks, et mitte ei jääks samaks, vaid jääks vähemalt samaks ja tõuseks, et me sel aastal kuidagi ei langeks oma korraldusega. Aga see, et kuidas siis täpselt läheb, et siis ma usun, et kuskil alates siis märtsist, aprillist juba hakkavad asjad selguma, et kõigepealt ootame ära tiitlivõistluste asjad, siis saame oma eelarvelisi plaane täpsemalt paika panna ja saame teada ka, kas me leiame ühe oodatud toetaja kogu sellele suvisele sarjale. Nii, igaks juhuks ütlen, et kuna mu Zoom ütles, et 40 minutit on selle pikkuseks, eks siis võib-olla see katkeb ära, ma ei tea. Ma ei ole teinud kunagi pikemat koosolekut kui 40 minutit. Aga küsimuste aeg. Võite kirjutada chati, võite panna korraga siis omal mikker tööle. Tere, Reigo. Jaa. Eelmise aasta mahus toetad, see tähendab natukene kohtunike raha ja ülekanne. Põhimõtteliselt on nagu sarnane mõte küll, et oli eelmise aasta plaan oli see, et me siis toetasime kohtunikega, toetasime ülekandega ja tegelikult oli ju Karelil kaasas alati 1-2 seda ekraani, eks. Ja ka sel aastal võtan
võtan tähtsuse järjekorra selle järgi, kes palju auhinna raha paneb. Et see auhinna raha väljapanek, see näitab seda, et korraldaja on tegelenud sellega, on vaeva näinud, et sponsoreid hankida ja mida rohkem suudab korraldaja panna, mida suurem auhind on ja seda paremad mehed tulevad ja seda olulisem on, et see võistlus oleks väga suuremal tasemel. Et meil eelmise aasta see toetuse tase ei olnud kõigile võrdselt, osadele oli rohkem, osadele vähem, aga see sõltuski sellest, et milline oli selle sündmuse siis nii-öelda oma korraldaja enda panus. Väike Maarja võib siis arvestada. Meil suht alguses ka, et seal peaks huvi veel suurem olema ilmselt ja võhma meestel rohkem. Ja mis auhind on? Selge. Raha. Väga hea. Ei hakka mingit tilu-lilu välja panema. Ja nii noortele kui ka meestele korralikud summad. No võt, raha. Ma siin olen rääkinud ka mängijatega ja mängijad on väga rõõmsad olnud, kui ikkagi ei tule limonaadi pärast mängima. Aga see eelmine aasta oli väga suur ja pappi. Et eelmine aasta oli väga suur tõus ja tegelikult see on üks ala promo mõttes on ka väga hea, kui me saame näiteks juba enne hooaja algust öelda, et selle suve auhinna raha kokku on selline summa, põhimõtteliselt igal tiimil on võimalik kõik võistlused ära võita, aga nagu me eelmine aasta nägime, siis ega siin Povski pidi siin loobuma mingitest hetkedel võidust. Jah, ma arvan ka, et kõik võiks nagu vaeva näha selle nimel, et rahalised auhinnad. Täna ei ole. Noortele meestele ka. Täna ei ole kõige kriitilisem, ei ole see, et kus ma saan omale sinna tehnika või elektri või kuidas väljaku asi kõik toimib. Täna on tähtis just see, et teha mõningaid selliseid presentatsioone, võimalikke sponsoreid hankida sellel nii avalik kui erasektor, et tegelikult avalikus sektoris tasub ka täitsa küsida sedasi, et meil on Eesti meistrivõistluste etapp plaanis, et olümpiaalal ja olümpia aastal, et mingid kopikad siit ja sealt, et ma tean, et sellist suure sponsori hankimine on küllaltki keeruline. Olgu, aitäh. Eks sa räägi Merkoga. Ja. Nii, Kadrina mõtleb siin. Rakvere ja Kadrina mõtlevadki chatis. Robert kirjutas, et neil on mingi plaan nagu ikkagi olemas seal Kadrinas. Robert võib seda täpsustada. Mõtlevad jah veel. Aga päris paljud kohad mõtlevad, nagu ma ütlesin, Narva mõtleb veel, Reinar mõtleb veel, et aga see mõtteaeg oleks hea, kui me saaksime veebruari lõpuks nagu lukku. Sest ma ütlesin, et siis pean ma selle nii-öelda taotluse sisse andma, kogu selle sarjale nii-öelda upgrade, ehk siis seesama, et sellel oleks sama reiting ja et me saaksime edasi minna. Pärast seda nii-öelda ametlikult on lubatud teha kuni 2 muudatust sarjas, et me lisame midagi juurde sinna või võtame midagi sealt ära. Sarjas peab olema minimaalselt 3 ja maksimaalselt 21 võistlust. Hetkel on need seal kuskil 12 ringis, aga ma saan aru, et Eerikul seal Ida-Virumaal oli midagi rohkem plaanis, siis Henri äkki siin räägib midagi Jürist. Ja ega ma veel ei tea, et see on täna on ju täiesti esimene selline koosolek ja kui me avalikustame selle esialgse kava, et siis natuke, kui ma sellist korvpallikaarti vaatan ja vaatan neid kohti, eks ole, et siis tegelikult kus on Tartu, kus on Pärnu, kus Pärnus oli viimati turna vist 2017, et tegelikult mõned niisugused linnad, et Raplagi näiteks, et võiksid seda ette võtta ja täiesti võimalik, et keegi sealt tahab tulla ja võtab selle asja ette, et sellisel juhul hea meelega. Mul on isegi kujundused Pärnu ja Tartu jaoks valmis tehtud, aga selle jaoks oleks vaja siis ikkagi kellelgi sealt poolt käsi püsti tõsta, et seda enda peale võtta. Nii. Kadrina mõtleb. Kas on veel mingisugused? Siin tuleb hästi palju mingisuguseid tehnilisi küsimusi, et kuidas siis seda asja ikkagi täpsemalt läbi viia ja kuidas registreerib, kuidas ajakavad asi.
millised kategooriad ma peaksin võtma, kui mul on näiteks 4 korvi, eks, et ma teen, mul on plaanis pikemat aega on tegelikult plaanis olnud teha selliseid mitu videot. Üks on siis nii, et kuidas kasutada seda event makerit, mida puht tehniliselt ei pea kasutama, sest ma teen teil seal kõik ise suures plaanis ära, aga seal mõnda asja tuleks nagu teada ja ma annan teile ka ligipääsud, et te saate oma sündmuse ajal ise siis asju muuta, asju lisada, võistkondi lisada, maha võtta, mängijaid muuta ja nii edasi, et te saate ise seda ka kõike teha. Aga mul on plaanis väike siuke videoseeria, ma loodan. Nüüd, kui ma seda on välja ka öelnud, et siis ma loodan, et ma jõuan selle ükskord ära tehtud, milles ma tahan rääkida siis kogu sellest ajaloost pikemalt, mis ma eelmisel aastal Lätist ja Leedust teada sain. Ja see tegelikult, ma mõtlengi, et kui me käisime erinevatel sündmustel, mitte ainult Eestis, et siis tegelikult see pilt läks palju paremaks, et näha, et mida teised riigid on ka teinud, et seda teadmist mul on plaanis jagada teiega ka. Mitte ainult teiega, vaid siis üldse panna need asjad üles, et siukest 3-3 infot natuke rohkem jagada ja võib-olla siin Siim ka on juba vähemalt aasta otsa istunud ühe koolitusmaterjali mõttega kuskil, et teha seda ala natukene tuttavamaks nii korralduse köögi poole pealt kui ka siis ütleme mängulise osa poole pealt, millest mina ei jaga mitte midagi. Küsimus, Reigo. Jaa. Et sa ütlesid, et Tartu ja Pärnu poolt ei ole nagu huvi olnud, aga oled sa ise nagu kellelgi välja pakkunud sealt poolt? Ma olen rääkinud, vist on seal, Pärnus oli vist Tarmo Tõnismäniga äkki rääkisin kunagi, ega ma ei tea ka sealt ise kedagi nii hästi, et Tartus ma käisin eelmine suvi Tartu Ülikooli tegelastel seal Käärikul seda ala tutvustamas ja minu arust nad said seal päris hästi asja selgeks. Et ma loodan nüüd, et kui me ma panengi selle video ka ülesse, siis äkki mõni inimene Tartust vaatab ja siis kirjutab Reigo, et basket, ma tahan teha Tartus. Hetkel on vist minust isegi 3 niisugust täiesti vaba laupäeva valida. Kui tahetaks laupäeval teha, laupäev on kõige popim päev tavaliselt olnud, aga ka pühapäeviti on head turnad, näiteks see sama Kohila 1. august. Ma usun, et sinna tuleb päris korralik kaader kohale, 2 tonni küll mängivad. Aga kui keegi teab jälle kedagi, kes võiks teha, siis võiks varakult teada anda, sest ma arvan, sa peaksid seda värbamistööd ikkagi komisjoni poolt ise ka natuke tegema rohkem, võib-olla suhtlema seal kohalike korvpalliklubidega ja et see on tegelikult tõesti kahju, et Pärnu ja Tartu suur linn. Ja, sest tegelikult see Pärnu ajalugu on ju tegelikult selline, et siis kuni 2017 me käisime seal oma selle pundiga ise Sprite tänava korvpalli tegemas. See oli kõige populaarsem iga suvi. Jah, aga selle miinus oli see, et see toetus kadus ära ja siis enam ei olnud võimalik üldse mingisuguses mahus mingisuguseid etappe läbi viia. Et tänaseks päevaks on õnneks neid vahendeid on tekkinud, et sellised võistlused toetada, aga meil on eesmärk teha kõik need võistlused sellised suuremad, viisakamad, kõrgema tasemega. Aga selleks ongi kohapealset abi vaja ja tegelikult pikas perspektiivis see kõik tasub ära. Ehk siis kui mina ühel hetkel lõpetan, siis siit mõni teine pilt jätkab minu asemel, eks ole, et samamoodi Siimuga ka, et me peame olema sellised jätkusuutlikud ka, et see on ka üks mõte, miks seda nagu kogemust jagada ja siis üks kindel eesmärk kindlasti on leida neid inimesi rohkem ja eelkõige nendest kohtadest, kus on ju tegelikult korvpallimängijaid. No Marek. Aga sealt on jäänud ka, ütleme, sellest ajast teada kindlasti kedagi. Ja, et sellest ajast on jäänud ka see, siuke mulje, vaata, et ma olen hästi palju kõnesi saanud. No ma pakun umbes mingi 10, kus inimene helistab ja ütleb, et teate, et meil on siin üks suur mess tulemas, tulge tehke siin tänava korvpall. Või me tegime siin umbes väljaku lahti, uus väljak, et tule tee siin nüüd sellist õue korvpallivõistlust. Et seda teenust me nagu enam sellisel kujul ei paku, et ma olen vahet öelnud, et me aitame kaasa, kui te ise kellegi leiate, kes selle asja nagu enda peale võtaks. Ja ma usun, et teil ka siin korraldajatel, kes siin pildis on, et see abi, mis me oleme siin
ka korvpalliliidu poolt andnud, et sellest on abi olnud, aga see tähendab ikkagi seda, et midagi tuleb nagu juurde teha, et tuleb ühest küljest nii leida neid toetajaid, aga teisest küljest tuleb nagu kõik oma kodukoha mängijad kokku ajada, seepärast, et kellel te ikka teete, ega te ei tee tegelikult nendele, kes siin Eestist mujalt tulevad, vaid eesmärk on ikkagi oma seltskonnale seal pakkuda ja seetõttu on ka kõikides kohtades ju täiesti korraldaja otsus, et millised kategooriad valida, et ma tean, et Ida-Virumaal oli U11 kategooria oli väga popp oli ja miks mitte, ma võiksime seda U11 ka tegelikult sellesse nii-öelda Eesti meistrivõistluste sarja lisada. Ega seal midagi keerulist ei oleks, aga see võiks siis jääda U11, U13, U15, U18, et kui keegi tahab teha näiteks U16 või U14, et keelatud kindlasti ei ole, et kui on omad mängijad on sellises vanuses, siis võib nii teha, aga Eesti meistritiitlid sel aastal selgitame siis nende samade vanuste järgi ja see on siis FIBA nii-öelda regulatsiooni põhjal, samad vanuseklassid. Nii. Mul on ka paar küsimust, ma küll siin natuke hiljem liitusin, aga kas see nii-öelda üleüldine set, ma sain aru, sobis need telekat asjad nii nagu on? Mina jäin selle küll väga rahule, ma usun, et kellelgi midagi selle vastu väga ei olnud, minu arust kõik ülekanded isegi kuskil ära ei katkenud või kuidas sul endal mulje jäi seal? Vist mingid mõningad katkestused olid seal, kas 4G-st ja seal ükskord vist läks vool ära ja mingid sellised asjad. Aga muidu ülekande mõistes ma ütleks, et äkki veel mida saaks juurde lisada on see, et võib-olla isegi pakuks nagu sulle huvi, et kui äkki mingisugune suurema sponsorid nagu juurde saada ja see ülekanne läheks, ütleme, rääkida läbi Delfiga, Postimehega, et sinna kas või neile tasuta anda, aga sponsorid, me saame teha võib-olla mingi graafikat juurde, mingisugused vibe'id, et kui seal midagi platsil ei toimu, me saame näidata mingi päeva, mingi korduseid asju, panna mingid vesimärgid, asjad juurde. Kõik korraldajad, kuulsite nüüd. Teie Eesti meistrivõistluste etapist on võimalik teha sponsorreklaamidega ülekanne. Nii et see on kindlasti jälle üks koht, mis enda võimalikele toetajatele niimoodi lauale panna, eks, ja öelda, et selline võimalus on olemas. Meie poolt on see ülekandelahendus, teie saate ise sinna oma asju lisada, aga me siis eeldame, et sponsorite tugi on äkki selle võrra suurem ja tänu sellele te saate enda seda võistlust kvaliteetsemalt läbi viia. Me hetkel, meil see suvised plaanid on nagu, neid on nii palju tegelikult, kui meie suur nii-öelda kõik need võistlused toimuvad, mis on plaanis, eks ole. Meil on alates siis olümpiakvalifikatsioonist, mis on mais, siis tuleb juunis on Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonid, et siis nii-öelda koondise mängijatele. U17 peaks tulema sinna juurde, U18 MM ja siis kui me saame kui me saame nüüd nendest loomulikult edasi, mis meil on eesmärk kvalifikatsioonidest edasi jõuda, siis ikkagi septembris on veel ka EM-i finaalturna 10-12. Nii et neid väljundeid, kuhu tegelikult korvpalliliidu see esimene prioriteet sel aastal on, nagu ma selle jutu alguses selgitasin, et me peame nende koondistega tegema tulemuse. Me lisaks tahame seda, et mõned niisugused meeste satsid, kes lähevad teistesse riikidesse nendele World Tour etappidele paugutama, et nendel oleks ka siis lihtsam, võib-olla leiame sinna mõne toetaja, aga kindlasti see lahendus, mis siin Karel välja tõi, et kui ülekandesse igasugust võimalust oma toetajatel saate pakkuda. Aga sellest tulenevalt ma ei oska nagu hetkel öelda, milline on see maht, mis kogu selle suve peale meil on. Eelmisel aastal oli see päris korralik, sellepärast, et meil ei olnud ühtegi tiitlivõistlust, välja arvatud see U18 tüdrukute MM, mis toimus asendusvõistlusega. Ülejäänud kõik võistlused jäid ära, ehk siis meil koondiste kulu oli suhteliselt väike. Ja meil tegelikult ei olnud ka ühtegi võistkonda, keda toetada, kes siis käiks teistes riikides turniiril. Et sel aastal seda võib tulla oluliselt rohkem, mis tähendab, et maht võib jääda väiksemaks. Samas me ei tea tegelikult ka täna, et mitu etappi meil üldse kokku tuleb.
kui neid etappe on 12 või 21, eks, sest seal on ka suur vahe eelarveliselt. Aga Eesti ja siis on veel kolmas asi on see, et kui palju Eesti Korvpalliliit siis korraldada ise saab ja suudab. Eelmisel aastal me hakkasime koroona tingimustes ise pihta, me tegime 3 etappi, oli siis Tallinn 1, Viimsi tegelikult sai väga suures osas meil poolt tehtud ja Tallinn 2, Viimsi aitas seal ka ise kaasa, et need olid ka päris sellised korralikud kulukad, aga selles mõttes väga tipp-top üritused, eks ole, sündmused, et nendel see kogu eelarve jäi siin ikkagi võib-olla seal isegi 6-7 tuhat eurot oli. Ma korra lisaks veel juurde nende sponsorite osas, mida saaks ülekandes juurde lisada, et seal on mitu varianti, et ma laseks teil väga loomingulised olla ise, et kas võib-olla mõni tahab, et mingi kord tunnis näiteks mängiks maha mingi sponsorklippi, on üks variant, võib-olla mõni tahab, et terve ülekande vältel oleks üleval nurgas mingi väike logo, nende oma, mis nad saadavad. Võib-olla mõni tahab, et oleks mingi skoori-ribal oleks kogu aeg nende logo juures, et seal saab igast variante nagu välja mõelda. Et kuidas saaks võib-olla kõrgendada sponsori huvi. Aga ma arvan, et selle eeldus võiks olla see, et kus juba sponsoritel oleks suurem huvi ka, et peaks olema kas varasemalt juba kokku lepitud, et kuhu see ülekanne läheb, et oleks suurem kõlapind, sest minust nad tavaliselt esimesena küsivad, et kus see vaadatav on? Ja sellega YouTube'is või Delfis või? Teeme sellega sedasi, et veebruari lõpuks on meil see kondikava paigas. Siis Korvpalliliit räägib läbi erinevate siis partneritega siin. Et meil on selline kava ja me proovime saada seda võimalikult suure ekraani peale ja pärast seda on siis kõigil nagu võimalus, et minu etapp tuleb seal. No, oletame, et see on siis Telia näiteks või mis iganes, eks Delfi või Telia näiteks. Et siis minu etapp toimub seal, et siis me saame sellega nagu täpsemalt edasi minna, aga jätaks alguses siis ikkagi selle, et me paneme selle kõigepealt suvise plaani paika, arvestame, et meil tegelikult see soov, minul kindlasti on soov see, et oleks ülekanne, peaväljaku ülekanne otsast lõpuni olemas ja siis, kui on kuupäevad teada, et siis saab juba siin meediapartnerite juurde minna. Virgo on ikka veel siin kõrvaltoas istub, kuulab minu kõrvalklappidega pealt. Aga Virgo ja see kõrvaltoa tegelased kindlasti aitavad kaasa, et suvi on niikuinii selline aeg, kus kanalid võib-olla tahavad siukest endale tasuta juhet sisse ja on nõus kõike näitama. Küsimus on muidugi seal selles, et need ülekanded on suhteliselt pikad, et kui me võtame eelmise aasta, ma ei tea, Viimsi etapi 10-8, nii et võib-olla seda täispilti eetrit on nagu raske saada. Aga võib-olla finaalid ja siis ülejäänud aeg on näiteks siis mingisugune online'i aken. Veel mingid teemasi äkki. Imelikul kombel tund aega on koosolek kestnud ja juhet pole välja seinast tõmmatud. Aga ega me ei pea väga palju pingutama, me saame kõiki teemasi hakata eraldi vaatama. Aga järgmisena võib-olla ongi see, et ma panin üles need kuupäevad esialgsed siin, ma ootan veel ära, siis me paneme siukse nädala, eks, et need mõned juurde siin hankida on ju, ja siis ma hakkan sisestama kategooriaid, ehk siis kategooriate sisestamine mul käib seal niimoodi korraga, et panen näiteks mehed ja siis klikin ära. Samamoodi teistega, aga neid osadel kategooriatel on siis näiteks, ma ei tea, no näiteks võtame U13 on ju, kindlasti kõikidel võistlustel seda ei ole, nii et andke mulle teada, millised, pange veel üks meil, et kategooriad oleks sellised. Ja tegelikult võtke ette see leht, see sama näiteks, Viljar võtab Haljala 2021 ette ja mõtle välja kogu see tekst, mis sinna tahad saada tänase päeva seisuga. Et kui keegi sellele peale klikib, siis mul ei ole sinna midagi väga lisatud, et seal võib olla nii, mis kell hakkab, on ju, kus mängitakse täpselt, millised on need väljakud, kas on, mis sulle lihtsalt tartaan kate või mitu korvi on ja nii edasi, et ma paneks selle info iga etapi kohta eraldi üles, et mõnda kohta ma tean päris
päris hästi juba või ma olen seal Kääriku oma vähemalt ma lisasin, nii et Marek võib seal juba vaadata, aga see kategooriad lisanduvad siin hiljem ja sinu nende registreerimistega seda vaatame. See on, mina jätaks seal niimoodi, et kõik toimib selle süsteemi põhiselt ja lihtsalt tõmbame need võistkonnad maha, kus on erinevad ülikoolid või siis keegi kuskilt suvaline leedukas paneb kirja, et maha võtta võistkonda on üks klikk ja lendab minema ja ta sinna peale ei saa. Et seal seda muret ei ole, et minusugune sinna üldse kirja saaks panna ennast näiteks. Aga osalustasud jällegi teie teema, see peaks olema ka väljas. 30-60 võib jääda. Eerik tegi eelmine aasta siin per nägu on ju, mingisugust hinda võib ka nii teha, et seda tasub nagu mõelda. Ja siis on Aare siin passinud minu kõrval pildis, et kindlasti, kes tahab, et tema etapil Aare möliseb, et siis võtke temaga ühendust. Ta suvi tõenäoliselt läheb tuksi tänu sellele ka, aga talle meeldib see asi, et ma arvan, et ta see aasta on ka valmis, et muidu ta mida? Ta ei maksnud lihtsalt mulle vaata praegult, sellepärast mul on unmute. Jaa, muidugi, jah. Olen mute'i peal edasi, et sa peaksid jah, et Aare on eelmine aasta ka kõvasti käinud siin ja kindlasti tal tulevad mingisuguseid vanaema pulmasid tuleb siin veel vahele, et igal juhul, et saaks kuupäevad varakult lukku. Et sulle vist Jürgen kirjutas 19. juuni on ju. Tegelikult nüüd on niimoodi, et 19. juuni lähed sa hoopis Viimsisse ja siis 20 lähed Kloogaranda. Ja, ma panin selles mõttes need päevad kõik, mis on, ma panin lihtsalt omale kirja, et kui kellelgi on nagu soov, et mul on... Andke teada, siis rääkige siis Aarega otse. Aga loomulikult võite ise rääkida. Martiga oli ka mul räägitud juba. Ja, et mina rääkida väga palju ei taha. Võib-olla ma seal natuke seal finaalvõistlusel ütlen üht-teist, aga üldjuhul see on päris iga töö, mis sellel etapil toimub, et see on tegelikult päris suur asi, päris suur tegemine. Et sellepärast väga tihti on lisaabilisi vaja, igasugused vabatahtlikke, keda tasub kaasata ja korralduslikult eks me siis ise vaatame, et kui paljudesse kohtadesse me jõuame. Aare, kas sa oled ikka veel lennujaamas või? Tahad sa midagi kohtunike teemadel ka rääkida? See on kõige. Ega ma väga midagi ei oska tarka rääkida, kuna ma alguses olen puudusin, jäin hiljaks, lennukiga natuke hiljaks, et ma ei tea, mis sa täpselt rääkisite. Ega me väga palju ei rääkinud. Me ütlesime, et kohtunike teema on selles mõttes väga oluline, et igal etapil on kindlasti soov, et kohtunikud seal ära ei väsiks, eks ole. Seda ma juba kuulsin, siis ma juba olin. Piisavad ja nii edasi. Et kas sul on omal poolt midagi lisada sinna või mis mõtted on? Eks ega muud ei olnudki üle, seda detailsemini juba ei rääkinud, aga eks see sama teema, et kui meil on eliit on ju, siis me nagu peaks eliidile jätma nagu mingi eraldi kohtunikud, et nii nagu ma ise eelmine aasta paar päeva tegin, eks alustasin hommikul U13-ga ja õhtul lõpuks eliidiga lõpetasin, siis see näitas seda, et eliidiks olid juba päris küpse. Et seal 13-l, 15-l kuskil mingitel asjadel võib nagu kasutada teist seltskonda ja võib-olla läheb poole päeva pealt minema, eks, aga just siis, kui ikkagi need amatöörisfinaalid, meeste finaalid, U18 kindlasti ka, et seal juba võiks olla ikkagi nagu mehed natuke värskemad ja need, kes asjas nagu rohkem sees. Aga süsteemis tahaks teha nagu eelmine aastaga, et me paneme grupi kokku, kes on huvitatud ja teeme nendele koolituse ja nendega nagu tegeleks, et ei ole päris nii, et mina, kes pole 3-3 üldse vilistanud, siis tulen järsku kuskilt metsast ja kuule, ma nüüd hakkaks vilistama. Eelmine aasta ma tegin selle koolituse meiega läbi, on ju, mingi teadmine sellest tuli ja lõpuks hakkasid juba aru saama, kui asi käib. Siim, tahad sa ka rääkida midagi? Sa tund aega suu kinni hoidnud. Jah, ma pean Aaret kordama, et suur osa juttu on ära räägitud. No kindlasti siuke standardjutt, et mida tugevam meil kodune liiga, kodune tase, seda tugevamad on meil ka koondised, et sama kehtib juba ka saali korvpalli kohta, et eelmine suvi mu arust oli väga hea tänu Reigole ja kõikidele korraldajatele, et see koroona ka aitas meile kaasa ilmselgelt ja me kõik kasutasime selle päris ilusti ära ja ma arvan, et see oli pärast seda spraidi ärakadumist
selgelt kõige tugevam hooaeg nii konkurentsi mõttes kui korraldamise mõttes, et kui saaks vaid niimoodi jätkata loodetavasti ja üks asi, mis mul, kui minna konkreetsemaks, siis selle eliidi osas me peame kindlasti nüüd varakult need reeglid paika panema, et sellega me läksime siin vähe alt, et kui palju saab võistkonda vahetada ja mitu mängijat saab lisada, et selle me peame konkreetselt enne hooaja algust paika panema ja sellel peavad silma peal hoidma kõik nii korraldajad, kohtunikud kui siis ütleme Reigo ja mina ja et ei tekiks selliseid asju, et mõni meeskond üldse saab mängima minna niimoodi, kui tal on kasutatud, ütleme, rohkem kui 6 mängijat seal võistkonna nimekirjas. See suve peale on see väga keeruline, teinekord on seal, tuleb üks sats esimesel etapil ja siis lähevad tüllile, tahavad teisel etapil teist korda ja see on niisugune paras jälgimise küsimus, aga ütleme nii, et see reegel, ma arvan, et me võiksime jätta selle ikkagi ainult siis äkki siis kas U18 poisid ka või? Ei, ma olen seda meelt, noored tulgu mängigu nii, kuidas tahavad, sest oli näha, et seda huvi on aga eliidi puhul, kuna rahad on mängus, siis ma arvan, et reegel nii, et 6 mees saab võistkonnas olla hooaja jooksul ja sa saad korra vahetada, aga kui sa vahetad, siis sa pead sinna jääma hooaja lõpuni. Et ma arvan, et see on kõigi jaoks tegelikult päris õiglane. Aga see on juba selline detailidesse minek, et see antud hetkel ei ole nii oluline. Nii. Ma korra veel küsiks üle, et kas videokordused on ka teema ja kas kommentaatorid on ka mõte juurde panna mingi finaalidel või asjadele? Tallinna Openil kindlasti ja mõtleme natuke see 29. mai ka, aga siin on ka võib-olla koht siis kõikidele korraldajatele, et kui teil on ülekanne, siis ega see jutt, mida võib-olla seal Aare või kes teil kommenteerib, see võib-olla ei jõuagi otse nii hästi sinna siis ülekandesse, on mul õigus või? Minust saaks panna küll, see natuke oleneb seal tehnika poole pealt, et see helipult, mis sinna koha peal tuleb, ma sain aru, see oli täitsa eraldi nagu tellitud, need kõlarid ja mikrofon. Ei, see on ainult finaaletapp, mis sa räägid. Et ma räägin praegu siin nagu teistest etappidest ka, et tegelikult kui see ülekanne on, et siis on võimalus tekitada niisugust lahendust. Aga kui seal saab ka nii, et see kommentaatori asi läheb, et tegelikult eks me peame kokkuvõttes hakkama vaatama seda kogu asja budžetit ka, et ma kindlasti teen mingi niisuguse nimekirja asjadest, mis tuleb alati nagu siis korralduslikult läbi mõelda. Neid on päris palju tegelikult, alates seal siis plaan B-st, et mis siis juhtub, kui vihma sajab, eks. Kuidas me siis sisse kolime, Viljar sai teada eelmine aasta, kuidas keset turniiri kõik asjad sisse kolida ja meediku teema näiteks on väga oluline. Meedik on väga hea, kui ta üldse tööd ei saa, eks, nagu ma eelmise aasta etapidel mitu korda rääkisin, et kõige parem on, kui midagi ei tee, aga väga palju, kui ma küsisin pärast meediku käest, et palju ta siis nagu kokku lappis, siin ikka neid tuli ikka sinna ikkagi julgelt üle 10 oli neid, kes seal ikkagi, aga need ei olnud midagi tõsist, et 3-3 korvpall on täpselt minu jaoks nagu saalikoskus, samamoodi võib juhtuda, et ei ole, aga midagi väga tõsist ma küll ei tea, et nagu see suvi. Tegelikult Viljar sai mõlemad asjad siis endale, et nii sissekolimise kui tegelikult päris ränga vigastuse selle, et Haljala sai mõlemad asjad ära proovida. Aga selle kommentaari puhul, et kui see platsi kommentaator nagu siis seal võib mingitel proovida lihtsalt seda, kuna päeva peal on nii palju igast muud juttu seal seda korralduslikku poolt ka, et võib siis ka näiteks seda proovida, et ma ei tea, finaalide see nagu hääl läheb siis nagu ülekandesse, et see päeva peale see muu mudru võib-olla ei... Ja, eks me seda, ma arvan, et kindlasti finaaletapi puhul peame tegema seda teistmoodi, sellepärast, et finaaletapp räägib sellest, mis on peaväljakul, eks, aga kui kommentaator räägib kõrvalväljakul toimuvast, eks ole, siis keegi ülekandes nagu midagi väga hästi aru ei saa, et kes siin täpselt ikka mängivad, et finaaletapil teeme kindlasti vaatame, kuidas see 29 on, ma tahaks selle sarjaga, selle Tallinna meistrivõistlustega korraliku
sissejuhatuse teha, et oleks asi ikkagi nagu väga nagu viisakas suve algus. Et samal ajal on olümpiakvalifikatsioon Austrias 26 kuni, mis ta on siis 30 või 31 on see, et siis samal ajal olümpiakvalifikatsiooni, aga samal ajal oleks Tallinna meistrivõistlused. Et ma usun, et nii kaua, kuni meil ei ole teatatud, et midagi jääb ära, nii kaua nagu toimetame selle nimega, et kõik asjad nagu toimuvad. Sellest teeks nagu alguse ja siis lükkaks selle suve käima. Ma loodan väga, et Siim saab suurema osa Eestist ära olla ja nii edasi, et me saame kõik need võistlused, et me saame nendel osa võtta. Ja ma tahan ka seda, et see tase oleks kõrge. Meeste tase, Siim ütles alates Sprite tänava kotsust, siis ei olnud ka nii kõrget taset. Et kui me räägime siin ikkagi mängijatest, et siis alguses oli seal üldse Teko Lehitus, kes mängis, aga siis mõnel etapil seal olid nagu tugevamad poisid, aga mõtleme, kui võtta nagu siis kogu saali korvpallist, et siis oli ikkagi pigem oli nagu vähem neid, kes ei käinud. Et tegelikult oli see tase oli päris korralik. Ma ei usu, et kunagi varasemal aastal, võib-olla seal ütleme 90-ndad, kui Müürsepp seal käis, eks ole, nalja tegemas ka võib-olla teinekord, aga see oli ka minu arust eelmise aasta üks selline väga suur saavutus, millele andis kindlasti kaasa ka see, et ei tuldud mängima niimoodi limonaadi pudele pärast, eks. Et see on siis see üks meenutus siit. Nii, kas on veel midagi? Ma ütleks ka vahele korraks, et kui juhtub nii äkki, et Halliko ei saa minna rääkima ja Jannes ei saa minna vilistama, et siis võite minuga ka läbi rääkida. Väga kuulsite, jah? Väga hea. Ja seda mõlemalt poolt, nii rääkimise kui vilistamise poolt. Samal ajal. Väga hea. Päris palju juttu sai räägitud järgmise nädala kolmapäeval. See on niisugune esialgne info, arutatakse siis seda komisjoni teemat. Kui seda isegi ei tule, siis see ei tähenda, et me ei võiks uuesti jälle kokku saada, juba detaile täpsemalt paika panna. Võib-olla teeme seda veel veebruarikuus, eks ma siis annan teada nüüd juba väiksemas ringis. Võib-olla siis märtsis, kui on asi nagu selgem. Veel üks tähtis kuupäev on tegelikult 1. aprill, siis avalikustatakse need reitingud, mis on 2 aastat kinni olnud, et siis ka hakkab uuesti see kogu see punktimull pihta. Siin me saame teada reaalselt, kas me oleme nüüd poistest tüdrukutes maailmas 4. või mis see seis siis juba on. See suvi ei ole üldse kaugel, et kui ma aknast välja vaatan, siis tundub nagu, et siin on pool aastat aega, aga tegelikult on 3 kuu pärast juba põhimõtteliselt õues mängud pihta hakkamas. Aga ja, et kui keegi teab veel, eks ole, siin samast Tartust, Pärnust on ju, sest mõnes mõttes ma nagu ka väga palju ei viitsi seda ise nii-öelda pressida, et ma olen sellest kirjutanud ja üles kutsunud, aga kui ikkagi keegi nagu sealt initsiatiivi ise väga palju ei näita, et siis sest see tegelikult see kogu see suvi on päris korralik juba niisamagi, et mul ei ole siin viimased 3 suve, jaanipäev on vaba ja siis ongi kõik, et pere on ka kiitnud siin selle eest. Nii. Tõmbame siis joone alla. Ma proovin hakata mingisuguseid oma mõtteid kuidagi sellises formaadis esitama, et ei pea selle jaoks kokku tulema, vaid siis, kui teil endal aega on, et siis saate neid vaadata. Need ei ole nii ajakriitilised ja siis ma annan teada, millal mingi järgmine kokkusaamine võiks olla sellisel virtuaalsel kujul on vasta kõige lihtsam, kõige tervislikum ka. Ja järgmine kolmapäev või järgmine neljapäev on siis teada ka selles nii-öelda töögrupi, 3 töögrupi teema, et võib-olla siis saame seda ala veidi suuremalt ja ametlikumalt edasi ajada.
nii, ja kujunduste osas veel mul jäi vahepeal mainimata oli see, et need mingisugused pildid on juba, nagu te näete, üleval. Et me tegime siin natuke ka siukseid nimelisi pilte igal ühel, et sellist veidramat promo tekitada, et kindlasti kui te teete nüüd või plaanite hakata tegema oma, ma ei tea, Facebooki lehte oma sündmusele või plakatit või muud asja, et siis ka kindlasti küsige, meil kujunduse poole pealt saame aidata kaasa. Et meil on kujundaja, kes need on teinud ja sellele põhjale saab ta ise lihtsalt juurde teha, aga selleks oleks hea, kui oleks võimalik palju siis infot teada stiilis, et kes on teie toetajad ja nii edasi, et keda sinna kuidas panna, sest mida parem on see etteütlemine, siis seda parem on see lõpptulemus ka. Et me kõikidele võistlustele võiks teha omad nii-öelda sündmused, eks ole, mille haldajad olete ise, et seda te saate siis luua. Või ma teen selle, vaatan, et võib-olla siis sellele tänavakorvpalli sinna Facebooki alla. Ja kõige lõpetuseks ma tahan alustada nüüd sellega, et kes algust ei kuulnud, on ju, ja kes kuulis ainult algust ja kuuleb ainult lõppu, siis selle tänavakorvpalli veebilehe me tõmbame lähiajal maha. Mitte sellepärast, et see leht läheks maha, vaid see leht läheb siis uuele aadressile. Ja see on ka see sõnum, mis ma selle koosoleku alguses ütlesin, et ma ei soovi sellest aastast enam kasutada seda tänavakorvpalli sõna, kuigi see on väga tore sõna ja eks spordiajakirjanikel läheb siin ka veel aega, et sellega kohandada. Et me peame ise ka sellega kohandama. Mul teinekord lipstab sinna sisse ikka seda. Et jätkame siis 3-3 korvpalliga ja 3-3 Eesti meistrivõistluste korraldamisega olümpia-aastal.